Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile veebikeskkonda Flowchart. Flowchart on siis selline keskkond, mis võimaldab teha erinevat liiki mõttekaarte ja ta on siis brauseripõhine, see tähendab, mul ei ole vaja seda programmi arvutisse laadida. Kõigepealt pean ma minema siis aadressile flowchart.com ja kui ma nüüd tahaksin endale kontot teha, siis siin on selline nupp nagu Sign Up. Ja kuna tegemist on veel beta-versiooniga, siis selleks, et ma konto saaksin, pean ma siis sisestama siia oma meiliaadressi ja klõpsama nupule Request Invitation ja siis saadetakse mulle meili peale kutse. Et sellega võib mõnda aega ka aega minna, nii et olge kannatlikud. Nii, aga minul on konto olemas ja selleks ma siis kerin natukene allapoole ja klõpsan Click to Start. Sisse logimiseks on mul vaja kasutajanime ja salasõna. Et mul on siis võimalik avada uus kaart, mõni kaart, mille ma olen juba varem teinud, või siis siin on tegelikult võimalik ka salvestada seda protsessi, nii et ma võin ka mõne salvestuse avada. Nii, ma valin nüüd päris uue kaardi ja siin on tegelikult näha, et ma võin ka valida mingisuguse valmis sellise template'i juba ja siis siit hakata edasi ehitama, nii et ma ei peagi nagu algusest peale midagi tegema, et vaatan siit, klõpsan läbi ja vaatan, et ohoo, midagi sellist ma tahaksin teha. Nii, aga mina võtan alguseks siis selle blank template ja klõpsan nupule Create. Ja mulle loodigi siis see kaart siia. Et mul on siin olemas ka selline väike preview aken, et kui ma midagi tegema hakkan ja see näha on, et praegu mul siin kollase joonega on näidatud see, mida siis näha on, et siis on võimalik siin siis kerida, aga ma praegu panen selle kirni. Nii, ja kuidas siin siis see toimetamine käib? Et siin üleval on mul siis sellised nupud nagu fail, siit ma saan siis avada, siis salvestusaken, siit ma saan oma kaardi salvestada, panen talle nime, paneme talle nimeks Kevad. Nii, save. Siis on siin tagasivõtmise nupp ja siis jälle ennistamise nupp. Nüüd see tärnikene tähistab siis Clipardi tööriistariba, et võt siit ma saan igasuguseid pilte võtta. Nii, siin on tegemist joonlauaga. Klõpsan selle peal, läheb ära. Mul ei ole vaja midagi täpselt mõõta. Ja siis on mul võimalik ka ära võtta ruudustik, et kui ma nüüd ei taha midagi nii täpselt siin paigutada, siis mul seda ruudustikku vaja ei ole. Siis on eelvaateaken, see on see, mille ma panin siit kinni. Siis on tööriistaaken, see, mis on mul siin avatud, võin ka selle ära korjata. Siin on meil skript, kui keegi oskab seda kirjutada, siis võib kasutada. Ja võt siin on nüüd jagamise osa, et siin ma saan siis teha kas seda, et mu kaart on siis täiesti privaatne. Igaüks saab seda näha, kui ma annan talle siis selle unikaalse urli. Või siis ka igaüks, kellele ma selle annan, saab selle ka toimetada. Nii. Ja lisaks sellele ma võin, kui ma tean mõne inimese aadressi, kellel on juba selle Flowcharti konto, siis ma võin kirjutada tema nime siia. Nii, search ja mulle otsitakse see inimene üles ja ma võin panna save ja siis tema saab teata, et temaga on jagatud sellist kaarti. Ja siis lisaks on siin veel selline tore osa nagu siis vistutamise osa, embedimise osa, et ma saan koodiga ta panna siis ka kuhugi oma kodulehele, et ta on seal kohe näha. Ja siis see viimane nupp siin on siis tegelikult salvestamise nupp, et mul on võimalik siis teha seda, et kui ma selle peale klõpsan, siis algas salvestamine, minu tegevus salvestatakse, mida ma siin teen, siis kui ma klõpsan selle peale uuesti, siis ma võin selle salvestuse siis endal salvestada kuhugi ja pärast kuulata ja vaadata. Ja siin paremal pool on siis veel võimalik näha oma profiili, siis saata kutseid kellelegi, 6 kutset veel võimalik saata, siis on siin olemas ka foorum, kus on siis igasugused parandusettepanekud, kuna tegemist on beta-versiooniga, siis helpi aken ja siit ma saan selle kaardi kinni panna.
nii, aga vaatame siis, kuidas see toimetamine käib. Et siin on siis terve hulk tööriistu, mis on nähtavasti peale vaadates juba üsna tuttavad. Et kui ma tahaksin siis teha siia ristküliku, siis ma lihtsalt valin selle, joonistan siia. Ja kui ma nüüd teen siis selle sinise peal topeltklõpsu, siis ma saan siia sisestada ka teksti. Nii, ja saingi ühe, tahan kuhugi veel teha. Valin jälle, mida ma tahan teha, klõpsan ja saan jälle teksti sisestada. Nüüd siin on tegelikult ka võimalik siis seda suuremaks ja väiksemaks teha. Natukene pöörata teda viltu. Ja võt siin peal on üks selline väga mugav noolek. Et kui ma nüüd klõpsan selle noolekese peale või lohistan sellest noolekesest, siis on mul võimalik kohe siia kõrvale teha täpselt samasugune kast, mis teeb nagu selle kastide loomise väga mugavaks. Et olen siin peal ja nüüd tahan teha veel siia, siis ma lihtsalt lohistan ja tekib samasugune kast. Nii, nüüd kui ma selle kasti peal olen, mul on siin see toolbox praegu kinni pandud, ma teen selle lahti, siis on näha, et tegelikult ma saan siin kõiki asju ka muuta. Et seda taustavärvi ja servavärvi ja nii edasi, et siin peab nagu lihtsalt võimalusi on nagu meeletult palju, et siin peab lihtsalt natukene proovima ja vaatama, et kuidas siis toimetada saab. Ja siis on mul ka võimalik, lisaks nendele kujunditele on mul võimalik siis ka neid veel edasi ühendada, kui ma tahan. Ühtepidi ja teistpidi. Siis on siin selliseid erinevaid nooli. Nii, tahtsin ühendada. Või siis selline näiteks segmentidega joon, et ma hakkan kuskilt peale ja siis teen mingisuguse erilise kujuga sellise ühenduse. Sellise ilusa. Siis see ABC võimaldab mul siis panna teksti lihtsalt, et kui ma tahan teksti panna kuhugi eraldi, panna näiteks pealkirja. Ja siis on siin olemas ka isegi selline vabakäelise joonistavuse võimalus, et ma võin siia siis midagi juurde veel kritseldada. Nii. Ja siis see PHP võimaldab mul jällegi sisestada koodi, kui ma seda oskan. Nii ma praegu just mõtlen, et miks see minu käsitsi joonistatud asi siia siis praegu ei jäänud. Et võt see mul praegu ei tööta. Kuna tegemist on sellise veebipõhise asjaga, siis võib juhtuda, et eriti kui te koostööd teete, et siis on see ajaline nihe sees, nii et sellega peate arvestama. Nii, aga vaatame nüüd korra siia vasakule poole ka, et siin on, mille poolest on see tore, et siin on terve hulka igasuguseid pilte. Et näete, kui ma siin võtsin puhtalt nüüd lahti loomad, siis on siin meeletult selliseid clipart pilte, et kui ma tahaksin teha siis sellise lõbusama kaardi, näiteks öökulliga, siis ma saan neid siia kohe lohistada niimoodi. Ja siis mul on siin olemas see öökull, ma saan teda suuremaks teha, väiksemaks teha, ma saan isegi talle teksti peale kirjutada. Nii, öökull, nüüd mul tuli väga huvitava tekstiga see öökull siin veel. Nii, loistame natukene suuremaks. Nii, ja neid pilte on siin tegelikult väga-väga palju, et siin saab otsida küll mänguasju ja nii edasi, et siin peab lihtsalt niimoodi surfama. Siis on siin mul olemas ka minu oma dokumendid, et minu oma kaardid on siin näha ja minu oma pildid. Et selleks, et oma pilte lisada, siis ma teen siin image'ite peal parema hiireklõpsu, valin upload file, otsin selle siis oma arvutist üles ja siis saan siia lisada siis täiesti oma failid ka veel juurde, mida ma saan siin kaardi juures kasutada. Nii et tegelikult selline väga võimekas keskkond, nii teksti suuruse näitamise teen ka, et kui ma tahan, et see tekst oleks suurem või väiksem, siis jälle selle tööriistaga ja näete, siin on font size, et ma saan siin selle vaikimisi juba ära määrata, et mul on 24, ma võin panna ka siin 14, siis näete, tekst läks kohe väiksemaks. Nii et katsetage ja proovige!